Tere tulemast tutvuma elektromobiilsuse tähestikuga. Nüüd räägime, miks ja kellele võib laeta pistikhübriid või täiselektriline auto olla täpselt õige valik. Tähestikust vaatame A-d ja EQE-d. Paljude jaoks on kõige olulisemad elektriautole ülemineku põhjused vastutustunne ühiskonna ees ja keskkonnateadlikkus. Hübriidid eritavad vähem heitgaase kui ainult sisepõlemismootoriga autod. Kodus saab soovi korral laadida taastuvatest energiaallikatest toodetud elektriga, mida kasutatakse sageli ka avalikes laadimisjaamades. Teine tähtis põhjus, miks valida pistikhübriid või elektriauto, on kulud. Need autod on sageli juba samaväärse hinnaga kui vastavad sisepõlemismootoriga autod, kuid nende kasutamiskulud on märkimisväärselt madalamad. Bensiini ja diislikütuse hinna tõustes see erinevus aina kasvab. Võtame näiteks elektromobiilsuse tähestiku esimese tähe ehk A. Mercedes-Benz A-klassi sedaani pistikhübriidi keskmine kütusekulu on ainult 0,9 liitrit 100 kilomeetrile, mis kajastub selgelt ka autoomaniku rahakotis. Elektriautode hoolduskulud on tavaliselt samuti madalamad. Ühtlasi püsib autode hind kõrge, sest nii pistikhübriidid kui ka elektriautod on nõutud kaup ka järelturul. Kolmas argument, mis räägib elektrimobiilsuse kasuks, on mugavus. Elektriline autosõit on väga vaikne. Lisaks on autod enamasti hea varustusega. Näiteks on Mercedesel arvukalt uuenduslikke juhiabisüsteeme, mis muudavad sõidu lihtsaks ja mugavaks. Võtame näiteks elektriautode tähestikust EQE, mille eelsoojendus võimaldab autot talvel igal pool ja igal ajal soojendada juba enne sõidu alustamist. Elektriühendust ega eraldi kütteseadet ei ole vaja. Eelsoojendus on olemas kõikidel Mercedese uutel laetavatel autodel. Aga milliste vajaduste täitmiseks elektrisõit siis sobib? Laetav hübriid sobib praktiliselt kõigile. Ka neile, kes sõidavad regulaarselt pikki vahemaid ja elavad hajaasustuses. Osa teekonnast saab läbida elektriga, osa ka bensiini või diislijõul nagu sisepõlemismootoriga autode puhul. Ka täiselektriautodel on tänaseks väga pikk sõiduulatus. Elektriautoga sõitmise teeb tõeliselt mugavaks võimaluse autot regulaarselt näiteks öösel kodus või päeval töö juures laadida. Praegu on sobivad pistikhübriidid või täiselektrilised autod olemas juba kõige erinevamate vajaduste jaoks. Samuti on laadimispunktide võrgustik üsna lai ja see täieneb kogu aeg. See muudab elektromobiilsuse üha enamate inimeste jaoks sobivaks. Selles osas rääkisime, miks ja kellele võib pistikhübriid või täiselektriline auto olla parim valik. Lisaks vaatlesime elektrimobiilsuse tähestikus lähemalt A-d ja EQE-d. Mercedese valikus on tähti A-st kuni S-ini, mis tähendab, et igale autojuhile leidub just sobiv elektriline auto. Tutvuge Mercedese pistikhübriidide ja täiselektriautodega lähemalt ning vaadake elektromobiilsuse tähestiku sarja teisi episoode aadressil mercedes-benz.ee.